4. september. 4. teema Rive, mis meil on siis beach. Jah. Riviera. Jah, Ateena Riviera. Merevaatega hotell. Üle tee. 500 meetri kaugusel umbes on. On hea rand. Imeline rand. Kivine rand. Väga mõnus. Vaatamata rannapäeval oleme me käinud 10 ja praegu 11 kilomeetrit. Oleme käinud uuesti Akropolisel. Ja shopanud. Akropolise muuseumi lähistel. No me otsustasime nõndaviisi hommikul, et me lähemegi Akropolisele, sest nii kange tahtmine oli näha amfiteatrit lähemalt. Aga tuleb välja, et see amfiteater seal on kasutuses aktiivselt kaasaegsetele etendustele. Ja seal oli pruun. Ja et ilmselt nagu ta ongi selle jaoks reserveeritud, et teda aktiivselt kasutatakse, aga mitte turismiobjektina. Eemalt võid vaadata sinna küll, milline see välja näeb. Ronides üles Akropolisele mööda minnes saad vaadata. Ülevalt vaates täiesti näeb välja nagu ehtne amfiteater. Väljast näeb ka välja nagu ehtne amfiteater. Ja. Aga siis Akropolises oli uuesti hea minna sellepärast, et teatud asjad, mis nagu alguses kohe ei märka, on teist korda vaadates hoopis teistsugused. Me läksime hoopis teisest väravast üles. Ei oleks teadnudki, et on teine värav. Kõndisime ikka väga pika maa, väga imelise nii-öelda aiaala vahel marmorteid mööda ja nägime marmorseintega hooneid, mida muidu kesklinnas mujal ei olegi näha. Ja ületasime jälle ka järjekordselt kiusatuse minna Akropolise muuseumisse. Jah. Me just tahtmist minna. Ei, me mõtlesime, et kuivõrd me oleme näinud Kreeka ordeid arheoloogia muuseumis, rahvusmuuseumis, Benaki muuseumis, siis ja vaatasime ka tegelikult, mida siis Akropolise muuseum sisaldab juba nagu ekraani vahendusel. Et siis me mõtlesime, et see võib-olla ei ole kõige vajalikum. No ajaloo ekskurssi me ilmselt ei vaja. Ja selle ehitamise ja otstarve üle ei vaidle. Ja oleme lihtsalt selles ajas ja ruumis, mida koha peal saab vaadata, sest kõik need samad asjad, mis on üles pandud muuseumitesse, on otsapidi näha ka internetis. Internetis ja kas või Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis me näeme suurt osa nendest samadest kujudest. Et mitte suurt osa, aga väikest osa siiski. Me ikkagi jäime kindlaks sellele, et need maalid, mida me näha tahtsime, me siin nägime. Et tegelikult maalijahil olime ja siin oli üllatusi. Meelitavalt, ikka sügavalt huvitavaid asju nägime. Väga palju just ja linnapildis on tegelikult see elus kunst, skulptuur just nii toredasti esindatud, et no minul oli põnev ikka see asi, et seda graffitit on siin ja see graffiti tundub, et ongi neukene juba 10 aastat ja 5 aastat vana. Ma ei tea, kas värsket ongi juurde tehtud vahepeal, on mingi hooaeg olnud võib-olla, et kõik hooned, mis natukenegi on maha jäetud, on ära grafeeritud. No ja isegi mis ei ole maha jäetud, igal pool on. Et kui päeval isegi ei näe, kui kauplustaknad on lahti, siis kui sa lähed õhtul, siis on tõmmatud ju rauduksed ette, need on kõik graffitiga üle lastud. Ja siis teine asi, mis tänase päeva
nagu tegi selle, et me tunneme, et me oleme tugevamaks muutunud käimises. Minu meelest. Muidugi 10 kilomeetrit ei paku üldse pingetki. Et 10 kilomeetrit ja me tunneme seda, et on mingid väsimuse hetked selle tõttu, et on palav. Ja siis seal, kus on väga palju turiste, me otsustasime ikkagi ühel hetkel lõunapaiku, me oleme harjunud sööma. Oleme harjunud jooma peale muuseumis käimist topelt espressot ja siis ühes kaunis tänavas leidsime, et siin on koht, kus juua espressot, tundus tagasihoidlik, mitte väga provotseeriv ega kutsuv. Ja saimegi, espresso oli päris hea. Aga see teenindus oli kuidagi imelik, et ja me tegime oma... Müüjad kommenteerisid nagu omavahel, rääkisid nagu me olime seal nagu üleliigsed. Ma tundsin esimest korda siin seukest asja. Aga see oli ka tänav, mis on kõige külastatavam üldse vist, ma arvan, Ateenas turistide poolt, sest see oli Akropoli muuseumi sissepääs Akropoli minekuks. Et see ei olnud midagi imestada. Aga me tegime erandi oma senises käitumises, me saime lõuna ajal salati. Ehk siis peale kella 1 oli meil lõuna ja salat koosnes tomatist, kurgist, oliivist ja rohelistest lehekestest. Sinna peale ta pani maitseainet. Ja õli. Ja õli. Ei, maitseaineks oli sool ja pipar. Igatahes väga maitsev lõuna. Ja kohvi oli ka hea. Võrreldes selle kohviga, mis me hommikul saime hommikusöögist hotellis. See oli ju ikkagi väga-väga. Jah. Aga mis ma mõtlen? Ma ikkagi lippan sinna mereranda kohe usinasti. Ikka. Mis on meie läheduses siin. Pärast seda, kui me olime sopanud, siis me tulime tagasi siia mereranda, Riviera linnaossa. Vaidlesime savikannukeste üle, kas osta või mitte, jätsime ostmata. Ja ei kahetse. Et me saime väga uhke teesärgi mulle, mille nüüd siis ma võin pidulikult homme selga panna. On ju? Võib olla jah, kui sa tahad teda homme panna, võid panna. Jah, sest viimaseks päevaks on sul teistsugune seal koju lendamiseks. No võt. Jah. Ja, aga... Ja mina sain endale salli, mida ma tahtsin kindlasti. See oli ilus sall, mulle ka meeldis. Mulle meeldis selle valimise juures ka osaleda. Ma olen valimistel osalenud, küll salli valimistel. Küll tahtis lillakat ja Allan ütles osta sinine. Ma ostin siis sinine. Sinine on nagu taevavärv. Sinine sobib mulle ka sama hästi kui lilla. Nii, ja siis sa tulid randa, otse randa. Jah, ja siis see rand oli selline, et Laine tahtis 2 korda meie rätikut uputada randa kaldalal ja merre astumine oli ühesõnaga 2 meetrit ja minule kaelani. Ja 3 sammu üle pea minul. Jah. Ja seal oli niisugune kiviklibu, peenikene, hästi lapikud kivikesed ja väga äge. See oli väga mõnus jalale, ei olnud üldse valus. Ei olnud üldse valus ja tore oli nagu see asi, et vesi oli väga moe, põhi paistis läbi, aga mulle tundus, et keegi torkas mind või lendas mulle, sõitis mulle otsa täiega. Aga sul ei ole jälgegi sellest. Ei ole jälgegi jah, aga ta ehmatas nagu väike, kui keegi sulle nipsti vee all vastu jalga lööb, niiviisi kõvasti, et aga hammustamisel ei ole ilmselt, ta lihtsalt kimas mööda. Aine lõi midagi, see võis vabalt olla ka mingi vetikavars. Olgu, ei oska öelda, mis oli. Põnev oli igal juhul ujuda, soe ja pehme vesi. Hoiab sind ise üleval, pole vaja ujudagi, lihtsalt mulksud seal lainedega kaasa. Lained selles ujumiskohas võib märksa kõrgemad kui eilses selle järve läheduses. Viivarannas.
jah , et nüüd oli ikkagi nagu ikka täitsa laialt mõnusalt ja samas ikka jah , okei . ostsime salatit sellega õhtusöögiks ja Starbucks kohvi . mis oli minu jaoks täisüllatus , ma pole elus sellist asja enne joonud ja müüdi ainult cappuccinot , mis oli tegelikult nagu karamellijäätis . no oli ikka muid asju ka , seal oli kakao ja ei , latte oli müüa . seda küll , aga meie võtsime cappuccinot , Jah. sest kohvist ei olnud muud . šokolaadi Jah, seda küll. mingit asja ei tahtnud no nad on ikkagi ja latet ei tahtnud ka . latte muidugi , latte . latte on latt , aga cappuccino on täis karamelli maitseline , see oli mulle üllatus . väga mõnus oli . aga mõtlesin , et edaspidi võiks ostagi seda , mitte jäätist . kui tahad jahutavat karamelli maitselist maiustust sest ta on ju külmjook . niisiis , ja siis me tulime koju , käisime duši all , kreemitasime teineteist ilusti kokku , sellepärast et nahk oli ikkagi päris . nüüd on väga kuiv , Jaa, sinule tuleks mina- veelgi panna . ma arvan , et me vaatame selle asja veel üle . ja siis me jääme nüüd tuttu , vaadates kreekakeelset saadet , kes tahab saada miljonäriks . siin märgivad paarid ja me oleme jõudnud juba üle 5000 euro piiri . ja 10 000 on kohe juba ees ja see on juba pingeline . niisiis , kui ütelda , et ahaa , vaat mis siin teha saab . siis ongi tänane õhtu ilusti lõppenud ja homseni on jäänud Tšufrei . unetunnid . Tšutšufrai .